Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja merealune torm. Nii, see peaks aitama. Kupi B on parandatud juba jälle. Jah, Viivi, see näeb parem välja kui kunagi varem. Ja vaata, ma lisasin spetsiaalse turbonupu. See annab lisajõudu, kui oled hädaolukorras. Või võidu kihutan. Ma ei jõua ära oodata, et väike proovisõit teha. Ava oktoluuk, mu kullake. Olgu. Aga Kvasi, kasuta seda turbonuppu ainult hädaolukorras. Pean kontrollima, kas see ikka töötaks. Kapten, te peate seda nägema. Tormijälgija näitab, et seal on midagi suurt. Aktiveerin oktoskoobi. See on suur torm ja suundub otse meie poole. Melissa, käivita oktohäire. Oktonaudid peakorterisse. Oktonaudid, me peame oktopoodi valmis panema enne, kui suur torm meieni jõuab. Kui torm on suur vee kohal, on see niisama suur ka vee all. Melissa, anna teada, kui torm lähemale jõuab. Jah, söör. Peso, sulge kõik välisportaalid. Ja, kapten. Viivi, tõmba oktopoodi käed sisse. Ja, söör. Ja Kvasi, hakka mootoreid välja lülitama, et me saaksime. Kvasi? Kus Kvasi üldse on? Ta teeb väljas Kupi B-ga proovi sõitu. Lahe! Oi ei! Tähelepanu, merevähk üle parda! Ära muretse, väike vähk, ma aitan sind! Kvasi, siin Melissa. Pead kohe oktopoodile tagasi tulema. Ohtlik torm on tulekul. Hallo?
kas sa kuuled mind? ole lahke. tänan, härra oktonaut. Pole tänu väärt. Hoia perekonna ligi. Küll on suur perekond. Kuhu kõik lähevad? Kividelt ära sügavasse vette. Nii ei satu me suure tormiga ohtu. Suure tormiga? Mis suure tormiga? Sellega, mis siiapoole suundub, härra. Kui torm on tulekul, pean hoolitsema, et keegi siin ohus poleks. Nägemist, sõbrake. On sul ikka tugev haare nii väikese vähi kohta. Tänan, härra. Kohtumiseni. Ema, ta ütles, et mul on tugev haare. Kell on kena, kallis. Kvasi, kas sa kuuled mind? Hädaolukord. Suur torm on tulekul ja pead enne oktopoodile jõudma, kui torm meid tabab. Jah, aga teen siin veel enne kiire tiiru veendumaks, et keegi ohus pole. Ärge muretsege, kapten, ma jõuan enne tormi tagasi. Kapten, torm läheneb kiiresti. See on ainult 10 minuti kaugusel. Kvasi, me hoiame oktoluugi nii kaua lahti, kui see vähegi võimalik on. Tänan, kapten. Merisiil on hädas. Kvasi, torm on 9 minuti kaugusel. Ja. Käes. 8 minutit. Olen siin kohe valmis. Valmis. Pöördun koju. Nägemist. Ainult 7 minutit. Sõida kupi B. Sa saad sellega hakkama. On aeg turbomootor käivitada. Kvasi, kas sa kuuled mind? Tule kohe oktopoodile tagasi. Kas sa kuuled mind? Kapten, ma... Ainult 5 minutit, kuni torm meid tabab. Viivi, pane kupid C valmis. Ma lähen talle järele. Ole valmis oktoluuki sulgema kohe, kui tagasi oleme. Olen kohe sinu juures, Kvasi. Veotross läks. Käes. Kapten, ainult 3 minutit kuni tormi saabumiseni. Me jõuame. Vähkide veotross. See võib õnnestuda. Kapten, ainult 1 minut on jäänud. Tänan, Melissa. Vesi hakkab oktoluugist sisse tulema. Peame selle sulgema. Ei, Viivi, oota. Hoia oktoluuk lahti. Me tuleme sisse. Olge valmis oktoluuk sulgema. Oleme kodus 10, 9. Hoia kõvasti kinni, väike vähk. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
hurraa! Me kartsime su pärast hirmsasti. Kui sel väikesel vähil poleks nii suurt haaret. Poleks me koju jõudnud. Tühi asi. See on nii mõnus koht, kus end tormi ajal ohutult tunda. Oli see vast proovisõit kvaasi. Paistab, et mul on kõvasti tööd, aga enne... Kas keegi kuuma šokolaadi soovib? Ja, mina ka. Mulle hästi palju vahukomme. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja albiino küürvaal. Peelased. Kapten, väljas, ma nägin. Mis möll see siin käib? Seal on midagi suurt. Tõeliselt suurt, ma nägin seda. See on tohutu ja valge ja tegi sihukest häält. Kapten, vaadake seda. Mul õnnestus temast pilt teha. Mis see ka poleks? Just see, just teda ma nägingi. Mis see ometi olla võiks? See on suur nagu vaal, aga vaalad on tavaliselt hallikad. Ja mu kullakesed, see pole tavaline vaal. See seal on kummitusvaal. Kummitusvaal? See on üks osav vaal, kahvatu ja külm nagu kuuvalgus. Ta tõuseb öösel meresügavustest ja ajab mööduvad laevad segadusse. Mis ta ka oleks, tundub ta kurb olevat. Ta võib vigastatud olla. Või meie abi vajada. Peame selle niinimetatud kummitusvaala üles otsima. Kvasi käivita oktohäire. Oktonaudid stardirajale. Oktonaudid, me leiame selle niinimetatud kummitusvaala. Viivi? Kui seal midagi on, aitavad need teid teda pimeduses leida. Üks pilk läbi nende kummitusprillide ja te näete soojust, mis ta kehast eraldub. Kummitusprillid! Tuhat ja tuline! Valmis, Peeso? Lähme. Viivi, ava oktoluuk. Jah, kapten. See koletis peab siin läheduses olema. Siia! Vaadake, kummalised kuumamustrid tulevad otse roosast veealusest kaljust, mida me ka otsiks, see peab siin olema. Siis tuleb vaatama minna. Oktonaudid, uurime.
selles kaljus on midagi väga kummalist. kapten, vaadake seda. See on alt valge. Las ma proovin. See polegi kalju. Hüppake! Kummitusvaal. Teadsin, et see on mingi trikk. Tule siia, Rahu, Kvaasi. Me ei tea ikka veel, kellega meil on tegemist. See tuleb tagasi. Mida? Kas te pole enne päikesepõletust saanud vaala näinud? See võib järjekordne kummitustrikk olla. Või pole meil üldse tegemist kummitusega? Kummitus? Keda te kummituseks kutsute? Olen küürvaal. Juhtumisi lihtsalt valge. Ära mitte ülitagi. Oled roosa. Päike põletas mu selja ära ja see pole üldsegi hea tunne, kui te üle minu ronite. Oi, see on kindlasti väga valus. Mu enda süü. Olin eile liiga kaua veepinna lähedal ja sain päikesest väga hirmsa põletuse. Sellise põletusega peaksid sa siin põhjas olema, eemal päikesest. Tahaksin, aga ma ei saa igavesti hinge kinni hoida. Pean iga 15 minuti järel pinnal käima. Päike on peagi tõusmas. Kui me kohe midagi ette ei võta, läheb sul põletus veel hullemaks. Mina tean lahendust, kapten. 100 ühikut superrahustavat beluga tugevat veealust päikesekreemi. Peso? Jah, kapten. Meil on veel päikesekreemi vaja. Palju rohkem. Aga see oli mu viimane pudel. Las ma mõtlen. See on valmistatud veest, merelimast ja seenkorallilimast. Seenkorallilima, just see ongi. Millest ta räägib? Kunagi ammu, kui ma veel mereröövel olin, sattusin üksikule saarele. Ainus, mis mind põletava päikese eest kaitses, oli seenkorall. See kasvab madalikel ja toodab ise oma õlist ravivat päikesekreemi. Kõlab väga vastikult. Kõlab ideaalselt. Lähme! Oota, Kvaasi. Me ei jõua otsida seenkoralli ja seda siia tuua enne päikesetõusu. Ta peab meiega kaasa tulema. Vabandust, Seemu, aga ma ei suuda kuidagi nii kaugele ujuda. Päikesepõletus teeb väga valu. Kui me ei saa koralli vaala juurde tuua, siis viime vaala koralli juurde. Kuidas me vaala liigutame? Tule kuuldele, Viivi. Meil on kupit appi vaja. Selge, kapten. Millist kupit te vajate? Kõiki. Oktonaudid, tõstame tempot. Peame vaala enne päikesetõusu koralli juurde viima. Pea vastu, suur poiss, oleme kohe kohal. Peaksime leidma seenkoralle sellest madalast veest seal ees. Tõeliselt hämmastav. Albiino küürvaal. Albiino? Mõne aja tagant sünnib vaal, kes on üleni valge. Albiino. See on väga haruldane vaatepilt. Kuule, Semmu, ma ei saa igavesti vee all olla. Äkki viite mind pinnale õhku hingama? Kapten, vaal peab saama õhku hingata. Selge. Kvaasi, kas sa kuulsid? Kuulsin, kapten. Ole uimega ettevaatlik. Viivi, oled sa seal? Olen siin, kapten. Peame oma sõbra pinnale tooma, et ta saaks õhku hingata. Valmistuge pinnale tõusuks. Oktonaudid, teeme selle ära. Peame kiirustama, päike on iga hetk tõusmas. Ahoi, seenkorallid, otse ees! Paistab, et meid on veel keegi ootamas. Kalmaari parv. Lähme ringi.
selle kiirusega ei suuda me piisavalt ruttu pöörata, et neist mööda sõita. Mida me teeme, kapten? Hädamaandumine. mulle see asi ei meeldi. Need korallid on meie sihtmärk. 3 peal. 1, 2, 3. oli tore sõit. Suurepärane töö, oktonaudid, aga suur töö on veel ees. Ega me korallile viga tee. Seenkorallid on väga tugevad, need pole millegi küljes kinni, neid võib rahus liigutada. Natuke veel ja ongi valmis. korall, mis toodab päikesekreemi. ma pole elus sellist asja kuulnud. Ja mina pole kuulnud, et on siuke asi nagu valge ja roosa vaal. tänan. juba tunnen, kuidas kreem mõjub. olite tublid. Ole ettevaatlik ja ära liiga kaua päikese käes ole. Teeme pilti ka. Oodake. ettevaatust päikesepõletusega, Semu. Ideaalne. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja vaalhai. Vaadake Melissa saadetud pilte. Kus ta on, kapten? Ta uurib kummalist veealust koobast. Siin on hämmastavaid asju. Vaatame neid pilte läbi arvuti, siis saame kogu koopast hea ülevaate. Paistab, et seal on kalmaarid ja troopilist mereadru. Koopapõhi on punane ja võdiseb. Need väikesed rippuvad kivid tunduvad kuidagi tuttavad. Sellepärast, et need on hambad ja koopapõhi on keel. Kuidas saavad koopal hambad ja keel olla? Sest see pole koobas Peso. See on vaalhai. Melissa, kas sa kuuled mind? Vägagi selgelt, peaaegu. Sa pole koopas, oled vaalhai sees. Tule kohe välja. Sulgemisaeg. Minu kaamera. Melissa, kas sa kuuled mind? Olen kombes, kapten, ma... Signaal ei jõua nüüd temani, kui hai suu kinni on. Ta on hai kõhus lõksus. Me peame ta välja saama. Käivita oktohäire, Peso. Oktonaudid, stardirajale. Oktonaudid, see on vaalhai. Ei, veelane. Vaalhai pole vaal. See on suurim kala meres, sama suur nagu koolibuss. See on nii suur, et Melissa arvas, et ta suu on koobas ja nüüd on Melissa tema sisse ära kadunud. Kuidas see häbematu elajas julges meie sõbra alla neelata?
olen kindel, et ta ei teinud seda meelega, Kvasi. Vaalhai on plankton toiduline, kes ei kasuta hammustamiseks hambaid. Ta avab suu ja neelab kõik alla. Ja see vaalhai neelas Melissa alla. Me peame ta välja saama. Siis peate selle vaalhai detektori võtma. See vilgub, kui vaalhai läheduses on. Kvasi, Peso, kupisse. Viivi, ava oktoluuk. Kohe, kapten. Kummaline. Kaardi järgi oli vaalhai siin, aga ma ei näe teda kusagil. Ilmselt plaanib ootamatut rünnakut. Vaalhai detektor pole kordagi vilkunud. Lähme välja ja uurima asja. Peso, jää sa siia valvesse. Selge. Kvasi, kui me vaalhai leiame, on plaan järgmine. Peame ta suu avama, et sisse hiilida ja Melissa ära tuua. Aga enne ajan ma elaja segadusse hüpates ringi nagu spagetikuhi. Samal ajal hiilin mina läbi su spageti. Kapten, Kvasi! Kapten, teie taga. See on vaalhai. Sa ei jõudnudki spagetikuhjana ringi hüpata. Ei, mind tõmmati sisse nagu märg nuudel. Melissa! Otsime teda, minnes seda teed möödapidi. Rünnakule! Keel kõditab. Peame kergelt astuma, kikivarvastel. See on ju see koht, kust me tulime. Lähme siis teist kaudu tagasi, libise. Kas need asjad kaitsevad teid tagumikule kukkumise eest, kapten? Need on lõpused. Vaalhai kasutab neid, et vesi välja lasta ja toit sees hoida. Kas Melissa võis lõpuste kaudu välja pääseda? Ei, ta on liiga suur. See sein on nagu svamm ehk pesukäsn. Svammsein on teine viis, kuidas vaalhai vett välja laseb, hoides suured asjad sees. Paistab, et Melissa juukseklambri hoidis sees. Aga Melissal vist õnnestus end läbi pressida. Ta on teisel pool. Pole aega kaotada. Tõmbame oma kõhud sisse ja pressime. Kvasi, kapten, kas keegi kuuleb mind? Vist mitte. Ära möirga mu peale. See pole möire. See on oie. Oled vist haige. Kui mereolend on haige, olen kohal. Olgu see või nii suur nagu koolibuss. Kõrvas paistab kõik korras olevat. Nina on ka terve. Vaatan nüüd su kõhtu. Ta kõht valutab. Vaene vaalhai. Minu sõbrad on su kõhus. See pole hea tunne. Sa sööd tavaliselt ainult väikesi asju. Tean, mis sul viga on, vaalhai. Sul pole punetisi ega tuulerõugeid. Sul on oktonaudid. Tundub, et oleme kusagile maandunud. Kas teie teete seda laksuvat heli? Mina arvasin, et sina teed seda häält. Kui see pole ei teie ega mina, siis kes või mis seda häält teeb? Terekest, milline rõõm teid näha. Melissa, me leidsime su. Ja paistab, et sinuga on kõik korras? Mul on hiilgama tore. Teen esimesi pilte, mida üldse kunagi vaalhai kõhus tehtud on.
ma ei tahaks su pildistamist katkestada, aga kui see on vaalhai kõht, peame siit kohe lahkuma, enne kui me veel sügavamale vajume. Oktonaudid, lähme üles ja välja. Kukile. Jõudsemegi tagasi suhu. Elaja võimsad lõuad on kõvasti kinni. Aktiveerin kiivrid. Hoidke eemale. Teie käed on väga tugevad, kapten, aga minu jalad on nagu jõuline luule. Hoidke eemale. Kass tuleb läbi. Peaksime vist kõik koos töötama. Ütle A. Miks sa suud lahti ei tee? Oled planktoni toiduline, seda sa ju teedki. Vaalhai, kõhuvalu. Kui vaalhai lõpuseid kõditada, teeb ta suu lahti. Kui me kõik koos jõuga pressime, saame sellega hakkama. Valmis? Valmis. Kõdi, kõdi, kõdi. Kohtadele. Kõdi, 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 kõdi. Valmis olla. Kõdi, kõdi. Läks! Peeso! Lasin vaalhail A öelda. Sa vabastasid meid. Ja ravisin vaalhai kõhuvalust terveks. Armas väike elas. No mitte nii väike. Ma ei suuda valida, kumma neist minu tehtud fotodest võiks National Geographic'usse saata. Need on kõik vaimustavad. Saada iga kui üks. Kõiki ei maksaks. Mõned võiks saatmata jätta. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreel. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja delfiinibeebi. Miski ei maitse paremini kui porgand, mis on värskelt aiast võetud. Ma võtan selle ise, mu kullake. Need väädid on nagu kiikumiseks loodud, sa peaks ka proovima, Viivi. Tänan, ei Kvasi. Mina olen õnnelik porgandeid üles võttes. See pole midagi põnevat. Siin kuskil peab midagi vägevamat toimuma. Kapten, ma lähen teen kupiga ühe tiiru, sest ma pean... Las ma mõistatan. Pead oma sõiduoskust lihvima. Just nimelt, pean oma sõiduoskust lihvima. Delfiinid!
delfiinid on nii kiired, isegi beebid. Aga ma usun, et jõuan neile järele. Nägemist, delfiinid! Alati on põnev kupiga mõned tiirud teha. Paistab, et oled sõbraga kaasa toonud. Sõbra! Delfiini beebi! Ta pidi sulle sisse järele tulema, Kvasi. Ta on alles beebi. Vaene sõbrake, ta tahab oma ema. Me leiame ta ema. Viivi, käivita oktohäire. Oktonaudid, stardirajale! Oktonaudid, meie missioon on viia delfiinibeebi ema juurde tagasi. Kuidas ta oma ema ära kaotas? Ma sõitsin kupiga delfiinide läheduses. Ta hakkas mingil põhjusel minu järel ujuma, mitte oma ema. Ta pidi sattuma sinu vooluvette, Kvasi. Mis see vooluvesi on? Delfiinid ujuvad nii kiiresti, et neist jääb veerada järele. See ongi vooluvesi. Vooluvesi tõmbab delfiinibeebi kaasa ja see aitab tal ema sabas püsida. Aga see delfiinibeebi pidi sattuma hoopis kupi vooluvette. Anna andeks, väike sõbrake. Ilmselt juhtus see siis, kui ma sõitsin sinu ja su ema vahel. Miks ta niimoodi vilistab? Kõigil delfiinidel on oma hääl, mis erineb teistest. Delfiini emad tunnevad oma beebid selle heli järgi ära. Saame delfiinibeebi häälitsusi kasutada, et ta ema üles leida. Viivi, meil on vaja mikrofoni ja makki. Kohe, kapten. Kõigepealt salvestame ta häälitsused ja siis mängime neid otsimise ajal. Ja ta ema tunneb selle erilise hääle ära. Tähelepanu, valmis olla, vilista! Tule siia, väike sõbrake, ära karda! Sa meeldid talle, Kvasi, proovi sina. Vilista meile nüüd kenasti. Ideaalne. Nüüd on meil salvestus, millega otsima minna. Shellington Melissa kupisse E, Pees on minuga kupisse A, hargneme ja otsime delfiini ema. Kvasi, sina jääd siia beebit valvama. Just nii, kapten. Mida? Kas te ütlesite, et jään siia beebit valvama? Oled selle töö peale parim, Kvasi. Mina ja lapsehoidja. Jah, sa meeldid sellele delfiini beebile. Hoia tal silma peal. Aga kapten! Kvasi, ava oktoluuk. Hargneme, siis saame suuremal alal otsida. Just nii, kapten. Ära muretse, väike sõbrake, nad leiavad su ema. Meil pole muud teha, kui oodata. Ootamine pole kuigi põnev, ega ju? Tule, sõbrake, lähme välja mängima. See paistab hea koht olevat. Lase käia. Mängi nüüd. Aga ära liiga kaugele mine, sõbrake. Kuhu sa läksid? Võtsid mu jälle vahele. Merekarp. Tahad ära toomist mängida? Oled päris kiire, väike delfiin. Proovi veel. Mis on, väike sõbrake? Ettevaatus, sõbrake. Need vähisõrad võivad väga valusasti näpistada. Minge näpistage kuskil mujal. Olgu. Niisiis, väike delfiinike. Olgu. Teeme võidu teisele poole kive. Tähelepanu, valmis olla? Läks!
delfiinid. Vabandust, kas te tunnete selle hääle ära? Ei tule ette, aga nägime enne sealpool veel delfiine. Äkki neile on see heli tuttav? Tänan. Ma loodan, et me leiame nad, kapten. Kahjuks pole ma seda vilet varem kuulnud, aga ma nägin mõni hetk tagasi delfiini, kes oma beebit otsis. Ta oli teisel pool seda sügavikku. Tänan. Melissa kutsub kapten Valget. Kapten, meil on juhtniit delfiini ema kohta. Ta on teisel pool seda sügavikku. Tubli töö, oktonaudid, lähme. Tubli delfiin. Proovi nüüd seda. Kuhu ta kadus? Oi ei, kus ta on? Väike sõbrake! Tule kvaasi juurde tagasi, kus sa oled? Vaadake seal. Vabandust, kas see on teie beebi hääl? On küll. Olen teda igalt poolt otsinud. Kas te teate, kus ta on? Me viime teid tema juurde. Ujuge meie vooluvees. Jumal tänatud. Kapten kutsub kvaasit. Leidsime delfiini beebi ema. Oleme tagasi teel oktopodi juurde. Tore. Beebi ja mina ootame teid, kui te tagasi jõuate. Side lõpp. See on kohutav. Ma ei leia teda kusagilt. Lunch is served. Lõuna on serveeritud. Ei, lõuna on annulleeritud. Ta on kadunud ja sul pole ohtu. Sa ei tohi niimoodi üksi uitama minna. Püsi minu lähedal, sõbrake. See on su ema. Mu kullake, kui rõõmus ma olen sind nähes. Tänan, et mu beebit valvasid. Tegin lihtsalt oma tööd oktonaudi ja lapsehoidjana. Tule nüüd, meil on aeg minna. Mine nüüd oma emaga. Mulle? Tänan, väike sõbrake. Nägemist ja tänan. Tubli töö, oktonaudid, ja eriti sina, kvaasi. Tänan, kapten. See läheb mu teiste aarete juurde. Ma mäletan sind alati, mu väike sõbrake. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen.